Tere tulemast tagasi teisele episoodile uuest, nimetame seda taskuhäälingust või siis sellisest väiksest saatest nimega Miks nii. Minu nimi on Roger, ma olen Eesti Disc Golfi Liidu president ja kui sa kuulad meid Spotify's, siis tea, et seal on ka videoformaadis see asi üleval, kui sulle meeldib videos vaadata ja teile kõigile ka Disc Golfi kanalis, kes meid seal YouTube'i vahendusel vaatavad. Teine episood, enne kui me episoodi juurde läheme, siis mul on selline hea teadaande teile, kes soovib sellest kinni haarata, et kui sul on oma ettevõte, kui sul on oled sa üksik üritaja ja sa tahad kuidagi kaasa aidata kas siis Disc Golfile või selle sama saate salvestamisele, siis võta minuga ühendust ja vaatame, võib-olla siin kõrval on järgmisena sinu toode hoopis seismas ja annad sellele taskuhäälingule hoogu juurde, arutame. Aga läheme saate juurde ja mul on täna väga põnev külaline, me räägime sellisest teemast, mida mina siis erinevate podcastide modereerijana, mida ma siin EDG-lis teinud olen, võib-olla selle nurga alt spetsiifilist ei olegi varem nagu ette võtnud. Ja mul on hea meel tervitada siin disainistuudios Sweeter, asutajat, loojat, juhatuse liiget ja nagu ta ise ütles, kõike, mis on vaja teha põhimõtteliselt. Erki Punkt, tere Erki. No tere jõudu, hea. Ma alustan lihtsalt, kuidas sul läheb? Veits külm on, aga läheb hästi, et nagu ikkagi diskihooaeg on veits pausil ja tööhooaeg on justkui nagu päris sükene tihe, et mis sa teed, kui sa diski ei mängi, mis see off-season sport sul on? Kuule, põhikohaga kasvatan last ikkagi selles mõttes, et ja pean oma seda stuudiot üleval, et sükest füüsilise poole pealt tead, et on ka natuke hiberneit praegu, et siin ma arvan, see põhi jälle hakkab tulema vaikselt sinna kuskile veebruari-märtsi peale ja siis võib-olla aprillis mängime nagu. Aga on sul nagu lisaks diskile mingid selles mõttes nagu huviala valdkondi, millega sulle meeldiks tegeleda, kui aega oleks veel rohkem päevas? Mul on jäänud hästi palju sükest tugitooli sporti viimasel ajal, et kahjuks, et seal saab ka aktiivne olla kaasa elades, rääkides, röökides. Mulle meeldib väga Euroliiga endiselt, et okay. Siuke kossu mees olnud 30 aastat. Aga nüüd meil algas just olümpia ka, jälgid seda ka? Nii palju kui saab, et põnevad on, aga ma jälgin võib-olla isegi, sporti ka, aga võib-olla isegi jälle neid võib-olla mingisuguseid disaini nõkse ja asju, et kuidas seal on asjad tehtud, et hästi põnev on vaadata, et mulle väga meeldis London, Pariis omas mingisuguses mahalakuses, et natuke teised nüansid, et see sport on juba natukene siuke kõrvaltegevus, et kõik see muu, mis sinna juurde nii-öelda müüakse, on nagu kohati isegi nagu silmale parem. Ehk siis kui näiteks mõni klienditeenindaja või barista läheb mõnda teise kohvikusse restorani, siis tema kutsehaigus võib olla see, et ta hakkab vaatama, kuidas nemad seal tööd teevad, kas tehakse kõik korrektselt. Ma mäletan, kui mina lõpetasin oma teenindaja karjääri, mis paljudel noorena ikkagi on, 5+ aastat ma seda tegin ära, siis igal poole, kus ma läksin, siis ma vaatasin, kas talik tuuakse õigelt poolt mulle ja kas vallatakse ikkagi pudeli etiket minu poole mingit veini, nii vähe, kui ma seda elus ka olen tarbinud, et kas sinu puhul on siis see nagu kutsehaigus see, et see igal poole, kui sa lähed, sa hakkad vaatama, et villakas, Times New Roman ja nii edasi. See on päris raske, kuigi et see mõnikord aitab edasi ka, et kui ma Tartu poisina kolisin mingi aeg tagasi Tallinnasse, siis ma teadsin mingisuguseid tänavaid nende ettevõtete, majade värvide ettevõtete järgi, kus logo on, et see on see maja, kus on punane logo näiteks peal ja siis ma tean seda sealt või et kus miskit tasub, on väga hästi jääb nagu meelde, aga tänava nimed, siiamaani õpin. Ehk siis nagu sinu puhul, kui teha seda mingit mängu, mis on vahepeal internetis populaarne olnud, et sul on nagu, ma ei tea, mingi Pepsi logo, aga sul on 3 sarnast logo, aga lihtsalt on värvid vahepeal ära vahetatud, sa teeksid ilusti selle ära, jah? Ma mängin iga päev, kus juures seda, nagu see sõnamäng on Wordle, on tegelikult Kardel ka olemas olen. Et tunne auto mingi detaili järgi ära. Mul on see mäng ka igapäevaselt käes. Nii et lisaks nagu üldise detaili teemal on sul ikkagi siuke autofanatism ka juures või see on lihtsalt nagu juhuslik mänguga? Ma arvan, see on siuke poiste värk võib-olla ka natukene vanast ajast, et autoga meeldib sõita ja natuke, ma ei tea, putitaja tüüp ma väga ei ole, aga samas nagu tean autodest võib-olla suht palju, aga hästi palju disainist jälle kindlasti, et kui sa nagu tead mingisuguseid aastakäike või mingisuguseid asju, siis on nagu tore, et see on siuke. Kas sa siis vastad ka sellele küsimusele, kui ma küsin, et mis auto sul on? Mul on praegu Tesla. Nendel on ka variant ja milline? On Esson, see vana mudel, mis nüüd välja läks. Aga mul on olegi Falcon Wingsidega ilusti üles minevad suurt pereautot. Nii hull ei ole, jah. Aga mul on olnud erinevaid ja minust autode puhul jällegi ma ostsin sellist, mida võib-olla väga palju ei ole.
et Tesla võib-olla nüüd halb näide, aga enne seda mingisugune special, mingi mini, mõned üksikud sellised et isegi kui ma kunagi Kiat omasin, siis see pidi ka nagu teistsugune olema. No nüüd on ju mingid Link & Co-d ja BioID-d ja MG-d ja asjad, eks ole. Aga seal on natuke sükest koostöö kvaliteeti. Selle lingiga me ei ole sõitnud, aga BioID-l oli küll selline, kui sa kuskilt mingisuguse ääre kuskilt üles tõstsid, siis oli veel polstrit näha natuke. Et jällegi nagu disaini silmi ei lase, nagu, et käisin proovi sõitmas küll, aga jah, siin diski taskuhäälingus autodest rääkides istusin Link & Co-s ja seal oli lihtsalt nagu minu jaoks sürr asi, mida nagu ei pea minu meelest kuhugi autosse panema, aga ilmselt pannakse tänapäeva lihtsalt sellepärast, et proovitakse targetida mingeid väga spetsiifilisi sihtrühmi, kellele see huvi pakub, et sa saad oma istme pildlikult nagu 180 kraadi pikali lasta väga sirgeks ja siis sul on väga suur, nii nagu paljudel tänapäeva autodel on siis keskkuvaekraan, eks ole, multimeediasüsteem, mis on tõesti suur ja siis sul on väga suur panoraamkatus ka ja siis see läheb pikali, see režiim on siis akvaariumrežiim, et kui sa selle tööle paned, siis sul hakkab sealt esiteks sellest ekraanist, noh siin selle stuudio näitel, meil hakkaksid vaalad ja delfiinid ringi ujuma ja häält tegema ja siis kuidagi see valgustus, mis seal sees on, siis ka muutub selliseks ambient huvitavaks, et ühesõnaga see on nagu, ma ei tea, kas seda saab öelda selliseks rahustavaks funktsiooniks, oleneb kellele, aga see on vähemalt sinna sisse ehitatud selle jaoks, et sa saaksid pikalt heita ja olla akvaariumis. Jah. Palju sa seda reaalselt kasutad või keegi on, aga samas on see kindlasti nagu feature, millega eristuda, vaata. Et see ei peagi alati olema kõige kasulikum asi. Ja feature, millest eristuda on hea kohe teoorias hüpata discgolfini. Ma tahaks kohe küsida siis sinu käest sinu arvamust, et kas ja kuidas meie discgolferid eristuvad maailma mastaabis siis oma feature'itega brändi mõttes, aga jõuame selleni, et sinu PDG, ma vaatasin, algas 2017, kui ma ei eksi. Kas sinu kokkupuudediskiga siis võib eeldada, et hakkas varem ikkagi? Jaa, ma arvan, nagu Tarmolgi oli ilmses podcastis, et ikkagi Nõmmel. Okay. et algas seal, esimese ringi tegin tegelikult veel Männikul, mis iganes täiesti siuke logu ta veel oli tollel hetkel. Laenatud ketastega uputasin pooled nendest ära, läksin sõpra juurde tagasi, ütlesin, et sorry. Nagu, mäletad ka, mis ketad need olid? Ei, neid rendikaid ei mäleta, aga enda esimesi isegi mäletan küll, et valisin tollel hetkel puhtalt ilu järgi. Et seal oli... Et sa ei olnud see vend, kes, et mul on 12 kiirust vaja, et... Ma olin 14 kohe. Seal oli mingisugune Freedom äkki või? Okei, huvitav. Mul kohe ei plahvat. Dünaamikult äkki. Dünaamik, ja siis, ma ei tea, Puteriks oli Täger päris pikalt alguses. Ehk siis, kui Riki nendega putis, siis sa olid nagu fänn või? Ei, siis enam mitte. Ma olen otsinud oma seda Puterit päris pikalt, et nüüd kuidagi, kui mind toodi selle nii-öelda selle Gramdiski juurde, siis Gramdiski Tallinn on nagu minust päris ideaalne. Et sükene piisavalt mitte nüüd ülemäära sügav, aga natuke gripi, mõnus käes, väike käsi ja siis ta nagu toimib. No sinu PDG number on 87684 ja need, kellel alla 100 000 on PDG, võib öelda, et nad on ikkagi vanameistrid. Jah, mingil määral vanameistrid, võib-olla alati kõigil ei ole sõna rõhk vanal, kõigil ei ole sõna rõhk meistril, aga kaua nad on olnud pildis, et väga põnev detail, kes ta meid kuulate, vaatate, minge vaadake, milline Erki PDG profiili pilt näeb välja, miks selline valik? Miks on nii, et sinu pilt on kollane? See, et ta kollane on, mul on tegelikult kollased kettad enamjaolt kotis. Okei, väga hea. Ja miks ta nagu visuaalne või graafiline on, seal on nagu pigem nagu selline tööalane põhjus, et erialahaigus, jah. Erialahaigus, jah. Et on nagu illustratsioon, et kaks asja koos, et kollased on puhtalt praktilises mõttes, et ka, et nii-öelda talvel, kui suvel on nagu, suvel vähem isegi, aga ikkagi nad silavad natuke paremini silma. See on selles mõttes nagu huvitav tendents, et eestlastel on ju tahes-tahmata, sa näed sinist, metsikult igal pool, mõnel naisterahval ka roosat, aga mulle tundub, et nagu eestlaste mingi diskieelistus on ikkagi suuresti nagu sinine. Olin mina ka natukene selle haiguse küüsis, eriti esimestel aastatel. Nüüd olen proovinud sellist oranžikat, punakat taga ajada, et millegi pärast on mul see nagu hakanud meeldima, aga kollast ma pean tunnistama, ma ei ole nagu täheldanud väga sellist... Vahepeal on raske ka, et kõiki asju ei ole või siis teatud kollased on väga koledud ja ketas peab ikka kotti sobima, ta ei tohi nagu ainult mingi funktsioon olla, tal peab olema mingi esteetiline väärtus ka. See on jah huvitav, et ma olen siin, ma ikka vaatan neid pro-mängijate in the bag videoid
ja eriti kui sa vaatad, kes on kaua toimetanud ja teinud, siis nad proovivad ikka iga aasta, ilmselt see on pool kohustus ka, et nad peavad oma Tour Series'i sisse võtma, eks ole, vähemalt mõnda aega, et ikkagi seda müüa ka ja näidata, kuidas see lendab, aga üldiselt visatakse väga palju selliseid stock-kettaid, mis on seinast seina värvidega, et ja tihtipeale valitakse sellised värvi sellepärast, et paljud tootjad nende värvide omavad erinevat stabiilsust ketaste puhul tihtipeale. Ja siis on nagu need harrastajad või ütleme ikkagi meiesugused mängijad, kes vaatavad puhtalt välimuse põhjal, et võib-olla ei olegi niivõrd oluline alati see lend, aga sa vaatad, et seal võiks ikkagi olla midagi muud kui lihtsalt stock-värviga, stock-stambiga ketas, et on sul ka nagu selline murekoht, et kui sa hakkad ketast valima endale kotti, et siis see, et ta peab ilus välja nägema, ei ole mitte lihtsalt võib-olla see stambi kuju, vaid ikkagi tänasel päeval on ju võimalik ketastega igast ime asju teha, et on see sinu jaoks mängiv? Mul on raske selles mõttes, et mulle ei meeldi enamus stambid. Et need trollid ja kollid ja mingisugused viikingid ja asjad ma jätaks ära. Okei, ehk siis kõik see, mida teeb näiteks Eagle McMahon ja nüüd Cannon Burr ja kõik siuksed. Et nagu et mulle meeldib kõige parem ketas on see, mis on blank. Aga ma saan selles mõttes ka aru, et kui sul on kotis mingisugune 15-20 ketast ja need kõik on blankid, siis teatud hetkedel läheb näiteks aega, näiteks kui sul on, ma ei tea, 3 enam-vähem sarnast driverit või isegi võib-olla 1 mudeli driverit, aga siis mingisugune eristus võiks nendel olla, vaata, et kas või nagu enda jaoks, et mis sa oled rohkem sisse mänginud, mis ei ole, et kui kohe nagu ei saa, siis läheb valesti natukene. Aga mul neid ilma stambita nagu on, aga olen võtnud maha, olen saanud mingitel hetkedel ka otse teha, sest et neid, kuna see Eesti diskofi ringkond on nii väike, siis ongi, et mingil ajal võib-olla Silveri Kristini käest sai päris palju, manti Rootsist otse nagu ja vahepeal siin Rasmus tõi midagi ja Kristo Raik on toonud midagi ja kellele nagu oled teinud midagi, sealt on saadud midagi nagu, et Clashi sain mingi aeg, nüüd on Grammy terve seeria kodus, et hea on nagu, selles mõttes on nagu hea olla Eestis diski spordialas nagu sees, et see väiksus aitab kaasa, eks ole, et aitab küll. Mina täna hommikul tulin sellise, ma loodan, et mitte veel liiga unustatud, aga ikkagi vaikselt nagu teisi suunasi võtta või Disctroyer, käisin nende laos ja õige pea on mul garaažis 1000 Disctroyeri blanki ketast, et siis ma pean sinna vaatama kutsuma, kujutan ette saada siis nagu lapskommi poes blankide ketastega käin, aga me lihtsalt infominutitena märtsikuus proovime siis koolidele ja noortekeskustele üle Eesti anda ära 1000 tasuta ketast komplektidena, et see on selline väike heategu, kuna mina noorsootöö taustaga olen, et tahaks noortele rohkem neid kettaid anda, et selle tõttu ma seal laos ka käisin ja see oli nagu minu siuke lapsepõlve justkui, kuigi ma olen diskis olnud 5 aastat enne, aga justkui siuke lapsepõlve unistus, et ma ei olnud kunagi kuskil ketta laos või sellises käinud, et siis sa näed seal mingid tootepraake ja näed seal mingeid asju, mis selle kunagi müüki ei paiska, mingid väga huvitavate nüanssidega kettad ja see on äge, aga rääkides visuaalidest siis ja disainist, kuidas sina jõudsid üldse selle valdkonnani, kas see oli juba kuidagi lapsepõlvest sisse kodeeritud, et ma ei tea, arvutimänge, videomängu mängides, neid kollaseid telefoniraamatuid labates või mida iganes, sa jälgisid neid mingit disainielemente või kuidas see kujunes? Tegelikult ega ma ei teagi, sest minu see nii-öelda lapsepõlve areng toimus enne arvuteid põhimõtteliselt, et kui personaalarvuteid nagu oli siuke ulmevaldkonda minev asi, et ma arvan koolis esimest korda arvutit, kui ma käisin 10. klassis, et siis näidati, et see on Juku ja siit saab hiljem sealt on mingi Windows ja sealt saab mingeid meili saata. Kellele? Ei tea, aga meile sai tehtud, vaata. Et minu arvuti või kool lõppes ära seal, aga ma käisin kunstikoolis küll, et kunstikallak ja 9 aastat sai maalitud ja voolitud ja ma ei tea, lilleseadeid tehtud, aga ma ütleks, et see, mis nagu praegu teed, on täpselt sama, aga ta võib-olla andis mingisuguse asja. Aga mingi hetk peale gümnaasiumi lõpus pidid valiku tegema, eks ole? Läksin majandust õppima. Niipidi. Ja lõpetasin Tartus majanduse, EKAs veel kusjuures keskkonnamajanduse ja ega ma nagu ei näinud, et see tegelikult seal oli niimoodi, et isegi keskkool oli mul veel isegi majanduskallak ja siis tuli veel majandus väga loogilise sammuna peale. Ja mingitel hetkedel ega ma nagu selle kunsti peale nagu või kunst oli nagu siukene nii-öelda ilusad asju teha, ega ma selle peale väga ei mõelnud, et kuidas üldse. Ja siis tudengi ajal ma töötasin Tartus raadios ja siis mul oli rämedalt igav. Ja
ja siis ma olin ostnud endale esimese sellise suure mingi arvuti. Tassisin seda kogu aeg kaasas mingitel põhjustel. Ja siis pirad alla ja hakkasin nagu lihtsalt proovima, et mis asi on Illustrator, mis asi on tollel hetkel veel Dreamweaver, Photoshop nagu. Ja sealt hakkas vaikselt tulema ja kuna see aeg oligi siis mingisugune 2005-2004, siis ühteki tekkisid kliendid ja siis oli vaja firma teha justkui. Okay. Ja siis me läksime mingi ideega veel praegusesse nii-öelda ajujahti. Tollel hetkel oli ta selline nimega Nets ja seda vist majandas Archimedes või midagi sükest, et läksime me mingi pundiga sinna. Olime finaalis ja meil oli see tööversiooni nimi oligi Sweeter. Ehk siis Sweeter justkui tehnoloogiline moeajakiri. Okay. Mis tänapäeval on võib-olla issue nagu selles mõttes, et sa lappad ise. Meil oli umbes see plaanis. Ja siis käisime sellega veel Londonis asju presenteerimas, oli mingi seal finaalis ja siis meil oli mentoriks oli Allan Martinson, suur sükene ärikuru praegu ja tema ütles, et see Sweeter ei toimi, pane ära, võtke mingi muu nimi. Ja tookord ka, et Tunnu Rõnneliga olime koos paadis seal ja mõtlesime, mis selleks nimeks teha ja siis lõpuks otsustasime, et teeme Partisan. No sükene võimukas natuke kossust ka ja siis see nagu jäi ja nagu see oligi, seal valitigi välja vist mingi 3 finalisti ja Partisan oli seal ja nii oligi. Ja siis paar aastat hiljem oligi, et oli seda ettevõtet vaja ja mis sa paned siis? Ja siis oligi see Sweeter oligi nagu seal oli see IT tugi veel sees justkui nagu Sweeter ja siis ta sealt jäi ja aastast 2007 olengi nagu teine. On Sweeterimees? Sweeterimees, jah. Aga nagu lemmikriide see on siis? No tuleb usasid kanda vaata nagu, et selles mõttes on... Kas Sweeter või pullover? No ikka Sweeter. Ikka Sweeter. Ma tegelikult, kui nagu ausalt, ma ei teagi, kas need on nüüd samad asjad või on erinevus just. Aga see ei ole... Kas pullover ei ole kahelusega või? Inglise keeles terminist pullover, et sa pead ta tõmbama ja üle lõpeta, eks ole, ja Sweeter samas. Ma lihtsalt tean, et olles ikkagi väikses kohast nagu Haapsalu pärit, siis hea lapse mitu nime ja teinekord see samalaadne toode, nagu sul praegu seljas on, eks ole, ma võiksin vabalt öelda, et see on Sweeter, samas üks, et ma avastasin, et on selline sõna olemas nagu pullover ja tundus, et äkki võib ka selle kohta öelda, aga kes teab, andke kommentaarides teada, mis vahe on Sweeteril ja pulloveril. Ja Sweeteri nimega üks huvitav asi on veel, et Eestis on, kui lapsevanemad teavad, kui lapsed juba koolis käivad, et on olemas selline ettevõte nagu Sweeter 2V-ga. On. Jah. Ma saan need kõnasid iga aasta lihtsalt nagu konstantselt. Ja siis nemad teevad neid koolivorme. Ja siis iga aasta, kui kool algab, ehk siis septembri, oktoober ja august seal vahemikus tulevad mingid kõned kogu aeg. Kuule, me vaatasime teie e-poest, et meil on seda toodet või esiteks. Ma ei tea, kuidas nad selle e-poe ja siis numbri kokku panevad, et nad mulle helistavad. Või siis see, et meil on nüüd, ma ei tea, see koolivorm katki. Tehke korda. Siis mõtlen, et või see, et me ostsime teie kodulehelt toote ja see on katki. Tehke korda. Ja siis mõtled, et mul on ka kodulehel tooted, et mis teil katki on? Ja siis ütled, meil on see koolivorm sealt või vest on lõhki. Aga teinekord proovin nagu pulliga teha, et hea meelega saatke siia, me vaatame, mis disainil viga on. et kuidagi nad panevad kokku, aga ma ei tea, kuidas nad minuni jõuavad iga aasta. See on huvitav nende lühenditega, jah, ma kunagi juhtisin ühte organisatsiooni, mille juhend oli ENL, aga ENL on ka Eesti Näitlejate Liit, aga seda mina ei juhtinud ja siis ma sain väga palju kirju ja asju, et miks te Näitlejate Liidus nii kõrged mingid liikmemaksud on ja asjad, aga sel hetkel, kui sa Sweeteri lõid, oli see teine Sweeter juba olemas või? Ei olnud, see tuli hiljem järgi ja lihtsalt tekitab nüüd peavalu kõnes iga aasta. Ma olen neile kirjutanud ka, et olge hea muutke ära, nagu, et see ei ole teiega kuidagi moodi seotud, ta ei paku ühtegi Sweeterit ka nagu, et aga see, et sina just nagu Sweeteri valisid, kas see oli siis teil mingi kollektiivi nagu lihtsalt ajutrusti suvaline sõna või kus see ikkagi Sweeter tuli? No meile meeldis, kuna see demo, mida me pidime selle nii-öelda ajujahi selles programmis tegema, pidime nagu toote valmis ka tegema. Ehk siis see demo oli moeajakiri. Siis me otsisime sinna mingisugust nii-öelda riideset justkui nimeks ja siis, kui see Sweeter justkui paberi peal oli, siis seal oli see sama IT nii-öelda see seos. Ehk siis riie plus IT kõlas nagu tollel hetkel täiesti ideaalselt nagu. Aga kui nagu tänasel hetkel sinu stuudio ei oleks Sweeter, mis ta potentsiaalselt võiks olla teise nimega? Disaini valdkonnas pole nagu tegelikult vahet, mis sa sinna paned, et meil on siin mustasid, munasid ja mis iganes võib neid nimesid olla. Aga kas see ongi nagu disaini valdkonnas siis võib-olla see üks nišš, et pannaksegi täiesti suvalisi meelega?
teadlik? ma arvan meelega, jah. Lihtsalt eristada. Arhitektuuris samamoodi, et arhitekt must, ühtegi musta onu seal ei ole, või musta nimega onu ei ole, et miks mitte. Et see on nagu see, millega sa võib-olla eristad ka, et kui sa hakkasid pärast 2007, kui need igasugused sotsiaalmeediakeskkonnad tulid, et hakkasid oma nimesid sinna taha genereerima, siis maru mugav on, pole ühtegi võetud ja domeenides võta millist tähed nagu, et kui sa paned nagu mingisugune kvaliteetsed kodulehed, siis võib-olla see on natukene eristamatu tänapäeval, et selles mõttes eristuv nimi on kindlasti nagu kasuks. Lähme discgolfi peale. Võiks. Miks on nii, et ühel hetkel räägiti järsku väga palju sellest, et sinu persooni bränd discgolf Arina on mega oluline, vahest olulisem kui sinu mänguoskus isegi? No see on, ma arvan, tuli selle nii-öelda influencerite ajastuga, et kus iga inimene on just oma bränd ju. Et sa ei pea olema ka sportlane, sa võid olla ka lihtsalt mingisugune tänapäeval mingi pereema, et sa võib-olla logo ei genereeri siis, aga kui sa tahad millegi taha, siis see on sinu nimi ja sinu nimi tahabki olla nagu bränd, et diskis on seda brändi lihtsalt hästi mõnus visualiseerida, et sa saad oma product line'i teha, et võtta kas või välismaalt kedagi, kes esimestena tuli või Kristin nüüd, kellel on oma liin, et kui Kristinil liini on, siis me tegime nendega koos ja need tõmbasid koheselt tähelepanu, kui mingi erisärk või mingi asi selga pandi, et see töötab lihtsalt, et aga selleks ei pea olema nagu otseselt sportlane. See on huvitav, kui mina olen endiselt koroonabeebi diski mõttes ja kui ma tulin, siis oli ju buum. Ja siis tekkis uusi pro-mängijaid, uusi lepinguid ja mina täheldasin, et ma olen eluaeg olnud, mul on ka selles mõttes nagu mingi visuaalikiiks olnud, et ettevõtted, organisatsioonid, mida ma olen juhtinud, mul on alati esimene asi, mis ma olen vaadanud, on see, et mis see logo teeb ja mis see brändi välimus teeb, et minu jaoks kommipaber on olulisem esialgu, et ma üldse kommi tahaksin süüa. Et see on nagu, ma olen inimestega vaielnud selle teemal, kes ütleb, et ei, komm on olulisem ja edasi, aga mul on siuke mingi visuaalikiiks ja ma sattusin ka EDGL-i täpselt sel hetkel, kui see visuaal ära muudeti, millest me kohe varsti hakkame ka rääkima, aga mis ma täheldasin vähemasti oli see, et tulid kõik pro-mängijad ja eelmisel off-season oli ka, mis ma mäletan näiteks Ezra Robinson oli enne seda ka mängija, läks Discrafti üle, järsku on Peach Pirate, eks ole, et järsku tekkis sinna mingisugune siis uus visuaal, mingi logo, mingi bränd sinna taha. No Discraftil muidugi on see ka, et nad loovad igale oma mängijale mingi veebipoe ja panevad sinna ka ilmselt metsiku papi, et seda turundada. Aga kas tänapäeval võib siis nii öelda, et osati kettaid tõesti ei osteta lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib ketas A, B või C, et mulle meeldib Destroyer või Zeus või Rive, aga hakataksegi vaatama, et sellel persoonil on bränd taga, sellel võib olla selle tõttu väärtus 5 aasta pärast ja ma ostan selle tõttu selle visuaaliga ketta, kas see mulle meeldib või meeldi. Aga et ta lihtsalt näeb ilus välja ja sellel on mingisugune nagu, ma ei tea, visuaalne hukk. Kindlasti on, jah. Et kui sa võtad nagu kas bränditud või brändimata ketas, minu puhul siis blankketas nagu, blankketas on nagu hetkel Eesti mõistes võib-olla ainult Andile väärtuslik, et ta saab selle kätte, et ta vahepeal otsib mingeid asju, on küsinud minu käest ka, et kus mul midagi on nagu mingeid asju, aga eks selle brändil peab ju olema mingi väärtus, muidu seda ei tehta. Et aga see, ma ei ütleks, et näiteks võib-olla Grace näiteks oleks saanud ilma sellist lennukust ilma Kristinita. Ma ei usu. Et ma arvan, et seal on taga, et tema tegi need selle ketta heaks. Et seal ei saa olla. Või siis, ma ei tea, Page'i puhul, Page'il oli see passion äkki või midagi sükest, et see on nagu samamoodi siuke signatuurseeris, see ongi, et nagu tema tegi, tema profiilid, võib-olla on see marketing, aga niimoodi väidetavalt. Ja sellel on see nii-öelda see müügiefekt, et see on nagu pro poolt tehtud, see ei ole sul lambiketas, et mida kõik viskavad, see on natuke teine, ta on küll samas riiulis, aga tal on oma mingi kiiks, mingi väärtus. Sinna on pandud mingi effort, seal on branding, seal on mingisugused väärtused. Sest see on jah nagu, kui minna nagu kuidagi väga kontseptuaalsele tasandile, siis on jah hästi huvitav, et sa võtad nagu riiuli pealt 2 luunat, ja mõlemad täpselt sama plastikuga,
aga ühe peal on Super Mario kuvandiga mängija siis visuaal või nägu või midagi, on ju, ja siuksest retail väärtusest $15-20 saab järsku $50-100 ja ainuüksi pigem stambi pärast, on ju. Et see on üsna nagu sürreaalne ja ma olen teinekord mõelnud ka, et huvitav, kui nagu keskkonnaaktivistid tahaksid nagu kuskile veel hammast taha saada. Et ketto tootmine ja ilmselt need jäägid ja ilmselt ka laojäägid pärast. See tundub ka päris kosmiline. On, kindlasti on. Mul on endal kodus näiteks, mis ma kunagi väga-väga ammu tegin, on Kristini Stambiga esimene La Femme. Ma ei tea, kas sa tead või tea. Ei tea. Toimus niisugune ainult naistele vestlus. Ja mul tollel hetkel oli vist kodus neid mingisugune 5 tükki jäi lõpuks järgi. Siuke roosa Stambiga Rootsis pressitud üks esimesi puresid nagu. Okay. Ja neid küsitakse vahepeal kuskil foorumites nagu asjades. Noh, ikka niisugune 100+ on ikka nagu puteri kohta nagu palju. Ja mul veel kodus üks on, et mõtlen ka, et kas ma ühel heal päeval panen ta nagu müüki. Pensionifond võib-olla sul? No mul on neid oma tehtud ketteid päris palju seal, et see ongi, et kas osadel on väärtus või ei ole. Minu jaoks on nagu võib-olla isegi rohkem väärtust, aga ongi, et mul päris suured laod on kodus juba nagu, et aga räägimegi sellest sinu seoses discgolfiga, et sa oled olnud päris mitme võistluse persooni brändide juures, Gramm Discs, eks ole, sinul on seal viimasena näpud taga European Disc Golf Festival eelmine aasta oli sul seal seos. Kuigi seal oli seos, aga seal oli rohkem ta nagu koostöö ka, et seal oli neid disainerid mitu ja lõpuks oligi, et kui üritus tuli peale, me tegelikult vorpisime lihtsalt neid igakuiselt neid materjale, mis nagu nii-öelda meediasse läksid ja siis lõpuks need kohapealsed ka, et bännerid, mingid rajad, asjad, et noh, tööd oli. Aga ta ei ole nagu otseselt minu algatus, et aga kui me räägime persoonibrändidest, mis nimed sa välja käia saad? No ma neid stampe olen teinud, alguses olid Silver Cresting kindlasti päris pikalt, enne kui nad nagu jõudsid Nike ja sealt edasi Latitude ja sealt edasi nagu oma bränd, et ma arvan, niisugune 6-7 aastat oli neid, kõik nende fundraiserid ja mingisugused, isegi need riietus ja mingi hetk, mis nad tegid koos Pärnus seal ja siis midagi on tulnud Rasmus Metsamaale, tema enda see nii-öelda see persooni bränd pluss siis klubi see Factory, kuhu ma mingi aega kuulasin, siis Kristo Raigile, kui ta läks TGA-sse, oli esimene fundraiser, rohkem vist ei ole kand. See on päris mulje, aga kas nad on ise sinuni jõudnud või sa oli mingi periood ka, kus sa nagu ise otsisid, et tahaks tegelikult diskis? Ei ole üldse otsinud kedagi. Sul on see hea elu olnud, et töö on ise juurde tulnud? See töö on ise jah, et seal on ka väga palju olnud selliseid, kus nagu võib-olla raha ei ole iga kord taga olnud, et on olnud mingisugused pooleldi nagu sponsorasjad, et ma mainin sind, ma annan sulle pärast kätte, et nagu panus discgolfi nagu Grand Old Man, vaata siuke. Aga siin viimased tööd nagu need nii-öelda Gramm ja festival on selles mõttes olnud ikka nagu korralikud projektid, ei saa öelda, et seal nagu ei liigu midagi, et kui sa panustad normaalselt, siis on nagu see tulu ka ju selles mõttes. Grammis viimane asi on siis Baltimaade starterback? Tegelikult ei ole, aga sellest päris viimase asjast vist ei tohi veel rääkida. No, eeldan ka. Aga starterback läks enne jõule müüki jah, et see sai nüüd päris seksikas mu meelest, et seda sai nüüd proovitud, ta on nagu ka karbi mõttes Eestis tehtud, et alguses vaatasime kaugemale, aga need tähtajad läksid nii kosmiliseks ära, et ei jaksanud oodata, et ma oleks praegu veel siiamaani ketteid ootud või neid karpe ootanud, et aga ta on nagu lahe, ta on nagu lakitud ja ta on kujundatud ja ma ei tea, kas sa oled käes hoidnud juba. Kahjuks ei ole. Ainult sotsiaalmeedias ainult. Et ta on päris seksikas sai, et seal on, ütleme, Grammi puhul üldse see, et sul on, eks ole, riikide pealinnad, aga ainuüksi, et meie siin eestlastena saame rääkida Baltimaade starterbackist, et see on kõik huvitav kontseptsioon, kuidas see oli siis, et kas Hristo tuli sulle seda maha müüma või see oli kuidagi selline, et kuulge, aga meil on ju Baltimaade kettad, et sa ise mõtlesid, et teeme seti? Ei, neil oli endal plaanis nii Hristol kui Silveril, et nad tulid selle sooviga pigem nagu minu juurde. Et neil on mingisuguseid setiplaane vist veel, aga see oli nagu esimene niisugune nii-öelda Balti kett on nagu väga hea siin kandis nagu just nagu ideena maha müüa. Et vaatame, mis sellest saab, et see grupp, kes seal nagu teeb, Ralf ka minu teada, et tegelikult nad on nagu hingega asja kallal ja sellel nagu nad näevad väga suurt potentsiaali. Ja kettad on päris head.
et väga hea sellise tehnilise nii-öelda valmisolekuga. Neil on üldse jah, selline maailma muutmise plaan, et kui siin see saatelaadne toode peaks veel kestma selle aasta jooksul, siis ma eeldan, et ühel hetkel keegi nendest on mul ka siin laua taga, aga selle jaoks ma ootan võib-olla, et natukene rohkem oleks millest rääkida, aga teades, et see nagu emotsioon seal taga on tõesti nendel inimestel suur ja tore, et siis ma arvan, et sealt tõesti on kuulda palju ja mitte ainult kettaalaselt, vaid ma loodan, et ka muud projektid, Metrix ja muud asjad meestel õnnestuvad. Metrix on võib-olla tore nähtus, mis on nagu Eesti discgolfiga nagu paralleelselt sammu käinud kuidagi nagu, et see Marko algne arendus on nüüd justkui nagu uut sammu tegemas. Ma ootan ise nagu väga suure huviga, et mis see visuaal teeb? Mis see visuaal teeb ka just, et seal on kindlasti nagu sellised UI erroreid, mida nagu võiks nagu parandada, aga suurest plaanis on ta nagu väga nagu siuke äge keskkond, et kui olla paralleelselt mingit Udiski kõrvale kasutanud, siis sa tegelikult saad aru, et see Metrix on tegelikult päris okei. Et Udisk on rohkem võib-olla siuke mängulisem, ta on nagu võib-olla isegi nagu natuke väiksem oma selles baasfunktsionaalsuses, aga Metrixi see võimaluste pagas on päris suur, lihtsalt see UI vajab nagu sealt korraldaja poolelt võib-olla siis järele aitamist, et märkijana on savi vaata selles mõttes, et ilmselt küll, jah. Et ja need vaadates neid mehi, kes selle taga on, siis ilmselt ega nad ei lepi ka sellise pinnapealse virvendusega, et no loodame, et seal on kõik arendus ja kogu see vajab alati ressurssi, et loodame lihtsalt, et see ressurss otsa ei saa, et Pahv on seal taga nüüd, et loodame, et see kestab, et tuleks nagu hea asi, mida saab ka nagu üle lombi müüa näiteks. Ja rääkides, et tuleks headest asjadest, siis miks on nii, et Eesti Discgolfi Liidu uue logo D-täht sarnaneb Delfi D-tähele? No tegelikult ei sarnane, et kui nii võtta, siis tegelikult kõik D-tähed sarnanevad üksteisele, et lihtsalt Delfi on selle võib-olla Eesti jaoks natukene nagu ära rikkunud, et ta on nagu nii suur ja massiivne, et ta on tegelikult ju tegev ju Balti riikides, et aga kui see mõte nagu seda uut nagu visuaali luua oli, siis kuskil oli vaja esiteks nii-öelda see mingisugune discgolfi seos tekitada, see oli ainukene niisugune pind, mille sisse nagu sai genereerida. Ja kuna me ei tahtnud selliseid kõrval olevaid erinevaid mingisuguseid vilesid, nagu vanasti need kaared või need kettad olid, et olla natuke teistmoodi, et see logo oleks kompaktne, ta saaks igale poole paigutada, tal ei sõltuks mingitest värvidest nii palju, tal põhitoon on kogu aeg nagu nii-öelda see, mis sul vaja on, et anda sellest fleksibiilsust juurde ja paindlikkust ja aga räägi meile natukene sellest loomusprotsessist. Mina tulin liitu sel hetkel, kui ta just hakkas vahetuma, eks ole, et mina nende vestluste, arenduste, mõtiskluste juures ei olnud, aga olen olnud ühe teise organisatsiooni kogu visuaalse identiteedi muutmise algataja ja seal juures, et ma umbes tean, mis see tähendab, kuidas see käib ja mis seal on ja noh, kui ma vaatan endist EDGL-i logo, siis minu jaoks oligi täpselt siuke 2000-ndate keskpaik, 2010-ndad, et see siuke nagu täpselt need kettaelemendid, mis on natukene nagu sellises ringjas kujundis ja et siis oli, mulle tundus vähemalt hästi populaarne paljudes organisatsioonides teha samalaadseid logosi ja no nüüd uus formaat, eks ole, on nagu, kuidas ma ütlen, ta on konkreetne, see ei ole nagu, on oht minna mõndade logodega, et me paneme värvi juurde, me paneme mingisuguseid eriefekte ja asju juurde, tulesid, vilesid on ja, aga see on nagu, ta on viisakas ja konkreetne, aga mis see oli, mis sul anti nagu ülesandena kätte tol hetkel, et mida taheti? No tegelikult tahetigi nagu nii-öelda värskendust ja nii-öelda kaasaegsust, et selle T-tähe juurde korraks veel tagasi tulles on see, et sellest sai ka nagu hea ikoon, et varasemalt seda ikooni meil ei olnud, et kui meil see sotsiaalmeedia nõuab sellist küllaltki kindlat formaati või arusaadavat visuaali väiksel pinnal, siis see T on kindlasti selgem kui vanal see tähed ja need kettad koos, et see oli ka nagu see üks argument ja kuna tänasel päeval võib-olla logo pole niivõrd oluline maailmas, on nagu kogu see ülejäänud kontseptsioon. Ehk siis me lõime juurde ka need värvid, mis tegelikult on kokku vist koosnevad, kui ma nüüd õigesti mäletan, äkki 4 või 5 toonist, olid erinevad sinised ja üks roheline. Ehk siis selle mõte oli ka see, et teha seda nii-öelda värvilisust või see, et kui on sul mingid lipud, siis ära telli lippe ühte värvi, vaid telli 5 värvi. Et siis sa tekitad siukest nagu massi rohkem, et sa
justkui nagu kõlad justkui suuremalt. Et see on see mõte. Ja siis samamoodi visuaalides on see T-täht ja tegelikult neid nurki kasutame erinevates kohtades, mille peale ja alla vahele saab igast asju panna, et tegelikult on hästi lihtne, teatud komponendid, aga samas ta nagu hoiab koos päris nagu head tervikut, minu silmis vähemalt. Mulle ta ka meeldib, kuigi ma pean tunnistama, et kui ma seda esimest korda nägin ühes failis ja ma nägin neid, mida ei olegi liit tegelikult liiga palju kasutanud, mis on ju algselt nagu näidistani juurde toodud, et sinna tee sisse annab kasutada mängijaid näiteks, eks ole, mingite asjade turundamisena, et selles kontekstis mul kuidagi kangastus tõesti see Delfi, väga nagu konkreetselt, aga lõpuks ongi see, et kui sa mõtled T-tähe peale, siis liiga palju muid ettevõtteid ei tulegi võib-olla ette ja spordivaldkonnas jällegi, kuna tegemist on meediamajaga, mis sporti ka kajastab ju, siis tahes mööda see seos nagu kiiresti tuleb, aga kas nüüd selline lahendus oli üks esimesi või oli, ütleme, see üleminekuprotsess, palju seal mingid, ma ei tea, tööversioone oli? No seal oli tegelikult mingisuguse nõkse asju katsetusi veelgi, aga see põhiformaat, et me jääme nagu nii-öelda tähtede peale, et see oli nagu tegelikult algusest paigas. Et selle juures me lihtsalt otsisime seda nii-öelda tüpot ka, et mis see nagu võiks olla, et tal oleks mingisugune iseloom, samas ta oleks nagu lihtne, mingid tähed võiksid olla äratuntavad, tee kindlasti selline nii-öelda klassikaline, mille sisse saab asju panna. Ja seda teed me oleme nüüd kasutanud ju tegelikult selles mõttes ka päris palju, et kui sa nüüd võib-olla nägid neid uusi meistrivõistluste medaleid, vist juba eelmine aasta ka, et töötavad päris hästi. Töötavad, need on hästi ilusad. Ja selle aastal just Jago sai kätte, et uued on ka valmis, need on kõik võib alata. Ootavad ainult talviseid praegu. Ja. Just. Et väga, ja ta on nagu niisugune, see metall annab ka sinna väga palju juurde ja ta on niisugune tummine, vaata. Et kui seal oleks mis tahes mingisugune detail, et kui sa võib-olla mäletad ka neid EDGL-i vanu medaleid, mis olid mingi plaadi peal lihtsalt, sest tegelikult ega logo ei annudki muud moodi kasutada, siis siin on see olukord tunduvalt paindlikum. Ma just tahtsingi seda nagu võrdlusena tuua, et see ei ole lihtsalt mingi ring või ruut, kuhu peale on pandud logo ja tekst, et see on ikkagi logo osana on embleem kui D-täht, mida saab väga ilusti medalina kasutada ja kui ta kuskil ka ripub, et siis kaugelt juba on eristatav, et see on mingi D-täht ja kes tõesti on näiteks tuleb sulle külla ja discgolfi kauge inimene, mingil põhjusel ei tea ka, et sa võid discgolfi eest auhindu olla saanud, et siis nagu see D tekitab ilmselt kohe nagu küsimusi või arutelu vähemalt, et mis see olla võib. Selle EDGL-i uue visuaali puhul on see konkreetne roheline, mis meil siin stuudios ka veidi särab, et see on ilmselt minu üks lemmikuid ja ma ei ole nüüd natukene ka selle taskuhäälingu raames, eks ole, sellepärast ma seda kasutan, et natuke rohkem tuua seda inimestel pilti, et muidu me tihtipeale jääme võib-olla sellesse musta-sinisesse valgesse lõksu. Aga EDGL-i puhul ka oleme otsimas ju uut turundus- ja kommunikatsiooni inimest, et jah, kui keegi tahab natukene öelda, et nagu ei saa turundust ja kommunikatsiooni ühe inimese alla panna, ma olen ühe nõus selle peale, aga hetkel nagu praegustes tingimustes see on kahjuks karjuv vajadus. Natukene seda abi niipidi saada, et kui sa ei ole veel kandideerinud, aga tahaksid discgolfi nagu panustada ja see neid võimalusi on päris palju panustada, siis kindlasti kandideeri. Aga ütleme visuaali koha pealt võib alati meile kirjutada, et võib. Saame selles osas läbi rääkida praegu. Ei taha inimesi kurnata pro bono töödega ka ja lõpuni ei saaks ole kõike kahjuks veel kinni maksta, aga me liigume sinna suunas. Aga kui sa vaatad, sina oled ikkagi ju autorina, ma kujutan ette, et sellest protsessis võib sul tekkida enda peas ka see mingisugune lugu, või vähemasti, et millisena edaspidi võiks olla mingid sotsiaalmeediapostitused, välised visuaalid, kajastused ja nii edasi, et kas sa sealt tunned ja see on siin koht, kus sa saad nagu ausatki otsa vaadata, et nagu mida liit saaks nagu tugevamini teha? No eks see vajab natuke võib-olla läbimängimist, et ma alguses nagu siin CV-sse panin mingisugused näited kaasa, et need ei ole kindlasti nagu alati nagu nii-öelda võib-olla lõpuni õiged, aga see on nagu nii-öelda autori nägemus, kuidas ta võiks nagu olla, et mingeid asju võib-olla aja jooksul võiks nagu ka kohendada, ega see ei ole nagu halb, CV ei ole ju nagu nii-öelda kivisse raiutud asi nagu, et seda peaks arenema koos nii-öelda organisatsiooniga, et aga
ma olen alati nagu avatud olnud, et selles mõttes, kui keegi küsiks mingisugust teemat, alguses küsiti rohkem, nüüd enam nagu väga palju pole olnud, et kas nii on okei või et kas teeme nii või naa, et miks nagu mitte, et alguses ta nagu inimesed olid ise ka teadmatud, et kuidas nagu kokku panna. Ja see on väga okei, et suhelda selle teemal. No selle aasta Eesti meistrivõistlused on tulemas, Kõrvemaal need toimuvad ja ma arvan, sinna tahaks nagu ägeda huubi tekitada, mis ka Eesti Discgolfi Liidu kogu visuaalset identiteeti edasi kannab, nii et ilmselt meil nagu jutupunkt ehk äkki on ja kui uus inimene meile tööle ka üks hetk satub, siis võib-olla tal on hea ka vestelda. Aga miks on nii, et Eesti kõrgema tasemega discgolfaritel ei ole seni liiga palju huvi olnud persoonibrändi luua? Mis sa arvad? Kui sa võid vastu öelda, äkki ma arvan valesti. Täli see küsimus. Jällegi, et oleneb kellega või millega võrrelda. Et kui võtta seda, et maailma mastaabis või siis, ma ei tea, Ameerika mastaabis palju üldse nagu meil proosid on, siis on ka seda vähe. Et meil nii-öelda hetkel ju kes nagu ainult vist persoonibrändiga reaalselt töötab, on Kristin. Et on jah natuke vähe. Et vaadates nüüd... Albert ka? Albert ka. Albertile ma olen kunagi isegi tahtsime midagi teha Marti Ojamaaga koos, aga siis ta vist kadus kuskil ära ja siis meil ei jõudnud selle ideen isegi seda, mida ta tahtis, aga midagi tal oli kunagi plaanis. Aga ega Albertil on ka, ega tal see line-up ei ole ju mingi väga suur. Et... Ei ole jah. Ma mõtlen, kellel on nagu üldse selline natukene kanda kinnitanud mingi logovisuaali. No ta oma Bazookaga tegi jah, et selles mõttes, et see kuvand on sinna nagu jäänud, see nimena on päris tore, see võiks brändina nagu astuda ka sammu edasi. Et praegu seda sama ühte seda nii-öelda seda pildi pealt just kui tressitud asja nagu treitakse igale poole või noh, nii palju kui seda on. Et ta võiks ka nagu teha nimena natuke rohkem, nagu tegi Sokipoom näiteks või midagi sugust, et on ka nagu nimena silmees, ka nagu tüpona silmees, et sa ei pea olema nagu alati oma selles bazookaga, aga öelda see bazooka välja näiteks, et panna sinna mingisugused väärtused taha, et ma tean, et Alps on meil sage kuulaja ka erinevatel taskuhäälingutel, et siin on kindlasti mõtteid sulle ja võib-olla isegi Erki on valmis kaasa mõtlema endal teemadel sinuga. Aga praegu näiteks Anneli värske nii-öelda MVP liige, et ma ei tea palju, seal mingisugused stämbid Innova. Jah, Innova seal. Et seal mingisugused stämbid on tulnud, üks on mul isegi kodus, väga hea ketas on, ei mäleta, tal mingi imelik koodnimi oli, aga ülihea ketas siukene. Sa oled eelmise aasta oma või? Jah. See oli siis selle Mao stämbiga? Ja mingisugune koll on seal peal nagu. Sest et nüüd see aasta on 3-pealine Kutsu Cerberus ja eelmine aasta oli siis Madu, jah? Just. Et ma ei tea, palju ta seal näiteks suudaks, et seal on lihtsalt ju see mingisugune stamplus nimi, et brändi ei ole, et bränd on ikkagi Innova nagu. Et Keitil oleks praegu potentsiaali paugutada, sest nii-öelda Kristil on justkui nagu eest natukene nii-öelda tuuri mõttes ei osale. Ja Anneli on ju tegemas esimest korda ka USA-tuuri. Ja nüüd täna just vaatasin, et Mauri pani ka välja, on tegemas ka väga intensiivse USA-tuuri. No ma ütleks ka, et Mauri oli Prodigy, on ju. Tema on meil MVP. Nüüd on Oli Prodigy. Oli Prodigy, just. Et võib-olla MVPs on rohkem nagu sellisest vähem sõnaõigust, aga Prodigy võib-olla oleks võtnud nagu paremini selles mõttes brändi koha pealt. Et ja eks ta on, et kui sul on nagu väiksem klubi taga või see siis nii-öelda tootja taga, sul on võib-olla rohkem sõnaõigust oma seda asja brändida. Kui sul on mingi suur asi, oled üks osa Discraftist, võib-olla siis nagu Eestist minejatele võib-olla ei ole, et aga Discraft ei võta miski pärast Eestist ka kedagi nagu. Miks on nagu see bränd oluline, mis mulle nagu kogu aeg näitena kangastunud on Brody Smith, et tuli Ultimate'i pealt Discgolfi üle, mingid metsikuid saavutusi kunagi ei ole saanud, ta ei olegi nagu teab, mis hea mängija, viskab küll nagu võrdlemisi kaugele, aga mingid väiksed detailid jäävad puudu, aga jällegi bränd on mega tugev, sest et ta lihtsalt on vastuoluline, ta julgeb sõna võtta, tal on sotsiaalmeedia, mida ta haldab, ja see Get Freaki stamp ja mis seal salata, minu hinnangul Get Freaki Crystal Flex Zone on üks parimaid zone, mis kunagi toodetud on, kuskil Haapsalu tiigis see mul upub, kahjuks, et ja algselt ostad sa selle nagu brändi pärast jällegi ja siis sa, kui armud nagu, kuidas see ketas lendab, eks ole. Ja tema on nagu saanud selle panna toime, et ta
Pro-tuuri etappidel on seal 30, 40, vahepeal harva top 10 lähedal, aga endiselt ostetakse väga palju. Aga samas on paljud mängijad, kes on tipus, aga kettaid väga ei osteta, et näiteks minu poole, nüüd on huvitav olnud vaadata Niklas Antila arengut, et tal on nüüd tulnud see Antila mingi huvitava tüpoga, mida on pandud ka stampide peale, varasemalt see, et ta on Finnish Cowboy võitnud The Open at Austinit mitu korda, saanud neid mütse, aga see bränd nagu kuidagi ei jõua, et sa tahaksid jubedalt talle kaasa elada, sest et selline soomlase veidi tagasihoidlikkus, mitte kõige parem inglise keel ei ole, et ta ka nagu aktiivne suhtleja ja kohe jääb see nagu bränd väiksemaks selle tõttu. No võib-olla see, kes Soomest, võib-olla naised vaata ka, et Silva ja et nendel on ka võib-olla, et keeleliselt on osalt päris rasked, et rahvusvahelist brändi on sinna päris keeruline taha ehitada, nagu et jah, keeled suhu ja maailma, et see kõik jääb tegelikult käsi käes, aga sellega ma olen väga nõus, et kui sul on olemas mingisugune sotsiaalne pagas juba nagu nii-öelda jälgijate puhul, siis sinna ehitada on ju, mida iganes märksa lihtsam, et võtta üks asi ja hakka teist tegema, tee kas või kodus saia, kui sa tahad, et see kõik juba loob sinu kasuks, et aga kas Eesti-siseselt, ütleme, ma ei tea, hakkad lähenema sinna, sa ei pea isegi lähenema tonnisele metriksile, aga päris mahlamits enam võib-olla ei ole, et hakkad lähenema kuskile adekvaatsele, ütleme, oled seal MA1 top 10 pidevalt. Tasub teha endale mingi logo või brändu ja hakata, või hakka kõigepealt lihtsalt ütlema, et tere, mina olen Priit ja mina viskan täna kettaid, teed ma ei tea, 5000 jälgijat TikTokis ära, ja siis on merch line kohe kõmm otsas. No sa pead seda kõnetama ka selles mõttes, et võib-olla natuke halb näide, aga Kimmel tegi ka endale kunagi, ta tegi alguses endale templi, millega ta pani alati märkis oma kettaid. Just kui seal oli, vist oli mingi RM või midagi sihukest oli peal. Et ka just kui nagu logo vaata. Aga kasutus on hoopis teine. Et see, et sa nagu lood selle brändi, sa pead sellega nagu kõnetama ka natuke tööd ka tegema, et sellel peab olema mingisugune väärtus, et kui sa tahad, et keegi sinu särki kannaks, siis ma ütleks ka, et Eestis võib-olla Antila koha pealt on natuke raske võib-olla see kuvand sellest vanast ajakirjast on veel kuskil ees, paned suurelt Antila peale, siis ei ole päris väärtus, vaata. See oleks nagu Viljandis. Just, et kui seda natuke seostada või ehitada kuidagi teistmoodi, minust see Niklas oleks ägedam. Et seda nagu, see on nagu juba teine valdkond. Keeleliselt ka nagu mõnusam. Just. Ja toota nagu seal, et ka nagu Bazooka versus nagu lihtsalt mingi Albert, et nagu Bazooka on kõnekas, Albert on hästi isiklik nagu, et mõlemad saaks kasutada, lähenemised hoopis teistsugused. Miks ma seda küsin on jah see, et mina olen õnneks ju kahjuks nagu lapsest saatida poiss olnud ja mingi hetk ma enne seda, kui ma nagu diski kui spordiala edendamisega rohkem nagu hakkasin tegelema, siis mulle ju meeldis TikToki videoid teha ja diski nagu promoda ja ta ennem räägitud Destroyer oli esimene ettevõte, kellega mul oli võimalik koostööd teha ja ma stambini küll ei jõudnud, aga siin saladuskatte all võin öelda, et lähikuudel on midagi oodata. Aga jällegi siin on nagu see küsimus, et mina selles mõttes olen mitte keegi mängu kontekstis, et seal oma 960 metriksiga 930 PDK-ga on ja et ketas lendab enamasti vastu puud ja mõnikord nõus teon maha, aga samas teed natukene 2000 jälgijaga TikToki, lähed kuskile Eesti karikasarja võistlusele või mingisugusele 100-korvisele maratonile ja endiselt sul tuleb mingisugune, kuigi mul vist ainukene kõige ägedam näide on see, et oli 2 aastat tagasi European Disco Festival ja siis kõnnin seal raja ääres, vaatan, kuidas liitkaart viimasel päeval, eks ole, on ja siis kuskilt raja äärest, kes on juba, näpud on seal aias kinni, et vaadata seda mängu, üks hetk vist täheldas, et ma kõnnin mööda ja siis eufooria, mis tal näos oli, et nüüd on vaja selfit, sest et millegipärast ta oli mu ära tulnud TikTokist ja minul oli see kentsakas, et miks sa minuga üldse pilti tahad, mulle tundub, et ma olen mitte keegi ju, aga temal oli see nagu millegipärast nagu üks päeva tundub, et tipphetki. Aga jällegi selle pinnalt ma ei arva, et ma peaksin nüüd mingi metsiku brändi ehitama ja merchi hakkama müüma, aga samas tundub, et äkki 5 inimest Eestis oleks, kes neid ostaks, et millal siis, kas sinu käest saab seda küsida, millal tasub mängijal üldse hakata mõtlema selle brändi peale, kas ainult siis, kui on teada, et ma võtan selle pooled elukutseks ja tahan nagu semi-pro olla
või tasub nagu niisama ka proovida? Proovida võib alati. Selles mõttes, et merchi müümine ei ole ainult tulu, merchi müümine on kulu ka. Et ja seda ei saa ka teha nii-öelda on demand, et kui see üksik onu nüüd tuleb, siis ma nüüd homseks prindin talle midagi, et sul peab olema midagi valmis, eks sul raha seisab kuskil. Ja kui sa sellega nagu raha ei teeni, siis sellel asjal ei ole nagu mõtet, et võib-olla see TikTokeri või siuke YouTuberi elu on selles mõttes nagu kihvt koht, kus alustada, et sa saad endale midagi juba selja taha ja kui sa teed asjalikku sisu, siis võib-olla see märts pole nagu oluline, et ühele kossust on need mängumehed samamoodi võib-olla, et ega nad ei müü märtsi. Neil on nagu 10 000 jälgijaid, et aga nad ei müü seda. Ei ole nagu mõtet, et kui ma panen kellegile nagu mängumehed selja peale või ette, siis ma olen justkui selle tiimi liige, aga see ei ole nagu see bränd, mida ma tahaks, et iga mingisugune kossutolv on kuskil linna peal kannaks nagu. Et hoiame seda nii-öelda omas package'is kuskil koos, et see mürts ei ole kindlasti nagu see, millega nagu võib-olla peaks kuskile minema. Et pigem võiks olla see mängijate puhul ka, et see, kui keegi tahab sinu disainiga ketast osta, sinna läheb aega. Ja ongi, et seal ei pea olema kas mingisugune, ma arvan, et kui mina teeksin, ma ei tea, mis seal praegu on, 840 äkina, et kui mina teeksin mingisuguse hetkel täna selle asja, siis ma ei müü, kui sellel on mingisugune väärtus, tuleb äge lahendus, Get Freaky Vol 2 näiteks on ju, ja inimene mõtleb, siis ta ei osta seda ka minu pärast, ta ostab seda brändi pärast. Et seal on ka juba teine. Ei tea, äkki peale tänast vestlust vaadatakse, et kuule, täitsa okei jutuga kutti, et tahaks kulda ketta ligi. Mul on Sweetri logoga ketta tulnud ka kuskil. Mitte küll müügis, aga me oleme kunagi teinud ise nagu, et need firma kettid on nagu läinud aegade jooksul. Aga seal jah, et see on nagu natuke turustamise teema ka, et kuidas sa nagu ennast reklaamid, et kui ka liidul oleks oma kettad nagu, kedagi huvita nagu. Liimselt. Ja samas bränd on kõigile teada, et ei pea tegema märtsi. Aga samas, kui sa vaatad kedagi liidu pusa või jopega, sellel tekivad omad nüansid, seda ei peagi ostma. See on nagu oma siukene, sa tead, et seda kunagi ei saa, aga see näeb maru hea välja. Jah, praegu on nagu hea öelda selle nädalal, kui see podcast välja tuleb, siis Team Spiritil on kõikidele alaliitude ja märtsidele -25% sõbrapäeva puhul ja seal on ka EDGL-i märts olemas. Võiks vaadata. Et väga lihtsustatud küll, ma ei ole nagu nendega läbi rääkinud ja seal on, ma arvan, koht, kus saaks mõelda ka sinuga, et milline üldse võiks see liidu ostatav märts olla, mida saab nagu tavakasutaja, sest et praegu ta on väga lihtne, pusa ja nurgas väike logo on ja, et minu maitse järgi liiga lihtne, aga võib-olla on neid huvilisi, kes seda tahavad, aga jah, -25 on praegu võimalik, kes tahab EDGL-i pusa endale. Nende kujundustega on ka see, et miks mulle näiteks endale need kollid ja trollid ei meeldi, ma ei ole nagu ainus kindlasti, aga ongi, et see liiga lihtsus versus ülekujundamine on ka nagu mega oht, et sa kitsendad oma seda sihtgruppi päris palju, et mida lihtsamaks sa lähed, seda laiem on see sihtgrupp. Et see on ka nagu üks asi, mida võib-olla mürtsi puhul või üldse nagu nii-öelda brändikus mõelda, et väga paljud diskiklubid ka, et nad on teinud omale mingisuguse logo, tellivad kujunduses mingi asja ja siis mõtled, et aga see ei lähe mulle selge nagu selles mõttes peale, et kui ma kannan näiteks ühetärvilisi asju, siis ma ei taha panna mingit lillelist, mingit asja selga nagu, et see minuga ei lähe lihtsalt, see ei ole nagu kellegi teise probleem nagu. Või et kui me tegime Silverile neid särke, siis seal olid ka erinevad mingid lilled ja Hawaid ja mingid asjad, siis ma mõtlen, never ei paneks nagu. Et lihtsalt see ei ole minu stiil, vaata. Tema kannab välja, väga okei, jääb nagu teles silma ka. Üks endast lillelistest on nüüd otsapidi minu särgisahtlis ka, mis kunagi on otsatud. Aga vaadates nüüd Eesti Discorfi liidule otsa, siis kas sa näed, et selleks, et liit oleks atraktiivsem, on meil endal midagi võimalik teha või see on lihtsalt selles mõttes järjepidev töö, pidev postitamine, pidev meilide saatmine või sa näed, et me oleme nagu mingi nüansi jätnud vajaka ka, mida võiks nagu rohkem pushida või? Selleks, et liit võiks olla potentsiaalsetele sponsoritele, rahastajatele atraktiivsem? Alati saab paremini teha, selles mõttes, et ega kellegi nagu nii-öelda töölauale ei vaata, ja eks ma tean seda tausta ka, et liit on nagu väike ja ressurssi on nagu nii-öelda inimressurssi on vähe juba ja see paneb päris suured piirid. Aga mida rohkem nii-öelda justkui nagu kuskil pildis olla, seda nii-öelda atraktiivsem
nii-öelda organisatsioon on, et see ei pea alati olema võib-olla ka nagu discgolfiga seotud kuskile avalik esinemine või et olla mingisugustes suundades, et kuhu saaks siis võib-olla discgolfi mingigil määral kas või mingi noorte liikuvuse teemadel ei peagi rääkima võib-olla discgolfist, räägime otsa ainult liikumisest näiteks, et mingid sellised kohad, mis otseselt ei olegi võib-olla turundustegevused, aga kuhu saaks nagu öelda, et discgolf on siin nagu kajastatud. Ja ega discgolfi liidu kui mis iganes liidu või ürituse või mingi asja, see sponsorplaan on ka see, et see on natuke teine tegevus, mida tehakse võib-olla igapäevaselt, et jõuda mingisuguse kliendini, ja siis on see, et kas ta nüüd guugeldab sind või siis ta teab seda varasemast, et kaks asja, et kui ta guugeldab, siis ta jõuab mingi ürituseni või mingisuguse activityni, vaatab kodulehele, mis te pakute, ja siis peaks olema see vastus, et mida me siis pakume. Et võib-olla liit võiks mõelda seda, mis see pakkumine on, sest sponsorlus on alati ju tegelikult ju justkui kahesuunaline. Ei ole see, et meil on kohver, tehke midagi, et neid on vähe, eriti praegustel aegadel. Jah, seda küll, jah. Esimene asi, mis alati küsitakse, ongi see, et mis see teiepoolne väärtuspakkumine ja sisupakkumine ja turunduspakkumine on, eks ole, et mis see ettevõtte vastu saab. Kui sul oleks nagu võimalik mingisugune selline unelmprojekt või mingi äge asi discgolfi maailmas Eestis ette võtta, kas sul plahvatab midagi, mida sa tahaksid nagu teha visuaalimaailmas, et kas midagi täiesti ära muuta, teistmoodi pakendada, kellegi nagu bränd üles ehitada eeldusel, et sulle selle eest makstakse ka, või isegi see on nii äge, et sa oled valmis nagu. Ma tean, et meil on olemas discgolfi skeenel mehi, kes on välja arvutanud, palju läheks umbes tänasest hetkest MM-ini ühe inimese nullist üles ehitamine maksma. Ja see on nagu üle 1 miljoni, kui sa räägid füsiost ja treeneritest ja välislaagritest ja võistlustest ja kõigest muust, eks ole. Et sellise nagu, kui sulle tullakse ja öeldakse, et selline projekt me hakkame ehitama Villu Käbi nullist üles on ja nüüd meil on vaja talle luua kõik sinna juurde, et kas see paneb kõrvu kergitama või sa pigem tahaksid võtta mingit väiksemat nišikumat asja? Miks mitte? Selles mõttes on nagu ärimaailmas on see just ka nagu startup, et sa nagu 50-50, et see võib nagu väga ägedaks minna ja ei pruugi kuskile minna. Minu puhul on nüüd see, et see, kas ta nüüd läheb või ei lähe, sealt nagu mul ei sõltu nagu sellest mitte midagi, et kui ta läheb suureks ära, siis on nagu väga keeruline öelda, et või mingi 10 aastat hiljem, et mina nüüd tegin selle logo või mingisuguse esmase sisendi sinna, see ei anna mulle midagi juurde. Et kui sellel protsessil nagu kaasas olla, siis nagu endal on maru hea tunne, et võtta kas või, ma ei tea, Daniel, hakata vaikselt seda pildima brändi poolt ka, praegu on noor poiss, väga palju on potentsiaali, kohe tuleb temal ka see sotsiaalmeedia vanus peale justkui olla juba valmis selleks, et miks mitte. Oleks ju tore tegelikult, et kui ta saab täiskasvanuks, me oleme 10 aastat tööd teinud sellega nagu why the hell not, See kõlab nagu väga ambitsioonikas. Aga see on nagu see nii-öelda kunagi tulevad need diskiauhinnad ja siis on see panus Eesti discgolfi Erki Punga aastal 2065 nagu, et siis ma saan mingisuguse oma rauast medali vaata, et see on umbes sama väärtus, aga samas ongi, et tunne on hea. Et isegi kui sellest nagu nii-öelda võib-olla raha sinna taha ei panda kohe, siis tunne on ikka hea. 2065 eeldatavasti on vist teine logo juba või? Siin on veits aega. Sinna veits on aega, ja siis on see, et oli üks poiss kunagi, kes tegi sellised. Äkki me läheme tagasi nende ringikujuliste veidi kentsakamate logode juurde kunagi, mine tea. Aga kas sul on discgolfis mingi nüanss, mida sa näed, et võiks muutuda maailmamastaabis? On see mingi reegel, on see mingi mänguelement, kui me jõuame siia lõpuvaaria küsimusteni? Ei päris reeglite peale. Ma olen natuke selles mõttes Tarmoga sarnane, et mulle meeldivad sellised by the book asjad, mulle meeldivad võistlused, mulle meeldib PDK kui nagu mõte, et ei ole niisama asjukene toksimine, lihtsalt, et ma ei viitsi tegelikult. Lihtsalt nädalamängule ei viitsi minna, ja ma käin, aga noh, reeglid on seal ka, et mulle need maratonid enam väga ei meeldi. Miski pärast, ma ei tea isegi, miks ma ei viitsi enam. Ainukene, kus ma käin, on võib-olla Antoni pärast ja Kõrvemaa maraton. See on nagu imeline. Aga ta ei ole ka nagu siukene, ta on nagu 200 koos ja samas on natukene siukene mõistlikum formaat, aga võib-olla seal on see Kõrvemaa eripära ka lisaks Antonile,
et ja noh, ülihästi korraldatud selles mõttes, et mulle väga meeldib. Et aga mida muuta, no pigem muudaks neid totraid asju nagu, et need igasugused, mõned OB-reeglid on nagu läinud totraks, on ju, ja see Mando reegel ja eelmine seal korral vaieldud see ajareegel kindlasti nagu, et millal siis nagu või Näh, nüüd tuli just täiendus ka selles osas, TDD-le tuli väike siuke meilikene ka, kus räägiti 30 sekundist ja 45 sekundist ja et kui sa lähed uuesti oma viset sooritama, et siis palju sul siis aega on, et noh, seal praegu mulle tundub reeglites on täpselt selline nagu muudatusperiood, kus meie peame liidu poolt ka tegema sellise nagu teadlikkuse tõstmise veidi nagu infopostituste sarja, kõikidel võistlustel peaks kaasas käima ja ideaalis see, et mida sa tohid ära tõsta, mida sa ei tohi ära tõsta, mis hetkest see läheb, siis nüüd on ju see ka, et noh, näiteks ühe detailina, et sina mängijana ei saa enam oma poolis otsustada selle üle, et kas see oli siis väljas või sees, et sa võid sinu küsimus on jah, et ülejäänud 3 tükki võivad otsustama ja sa võid ainult sisendit anda ja kui selgub, et sa oled nagu mõjutanud seda väga tõsisel määral, et siis on DD-l võimalik pärast nagu vastavalt sellele ka karistus luua. No see on tegelikult mõistlik, jah? Ilmselt küll jah, et noh, see muidugi jah, et mina järsku oma sõpru hakkan mõjutama, et ikka on sees ju, et noh, come on, et noh, kui ikkagi 3-2 ülejäänud ütlevad sulle, et ei ole, et siis ei ole. On uutel, aga jah, mingid OB-reeglid kindlasti, ma olen selles mõttes nii sinu kui Tarmoga nõus jah, et see, kui sa oled ikkagi korra õiget poolt läbinud, siis ideaalis ju võiks nii olla, et sa oled ühe nagu etapi läbinud ja tahaks korvi suunas edasi minna. Just. Ja see Mando reegel samamoodi, mis oli eelmine kord mainisime ka, et see oli see, kas tarvisid meistrikat, äkki oli seal jõulumäel, on ju. Ma olin samal võistlusel, ma sain sellel punase lõpus, mis iganes 16 enne, on ju, või midagi siukest. Seal lõpust on, jah. Et see pikk sirge ja siis kukub mäest alla, on ju. Et sealt sain, jah. Väga ilusti sain. Et vist 2 ringi järjest sain, sest ma mängisin punast, kollast ja punast äkki tookord või midagi siukese seisuga ja siis sain vist 2 korral sain. Mõlemal korral veeres sealt alla, et ma andust möödas juba ja pani alla tagasi. Et sellised kohad, aga ongi, et kuna see põhireegel on tehtud võib-olla USAs, et siis seal ei teki siukest olukorda, et ja nad ei ole meie jõulumäe peale väga kahjuks mõelnud. Just. Kas, mis sa sellel aastal discgolfi mõttes ootad enim? Oled sa veel selles nagu discgolfi mängimise staadiumis, kus sa endale ka mingid eesmärke sead, et tahaks natuke reitingut tõsta või tahaks nagu... Reitingut tahaks iga aasta tõsta kusjuures, et iga aasta ei õnnestu, et on olnud ka siin mingeid vigastusi, kus mul kukkas isegi, käisin vigastatult mängimas, mis on eriti totter, ja siis kukkus mingisuguse, ma ei tea, PDK vist kukkus mingi 700 lõppu kuskil isegi nagu või 700 peale midagi sinna. Ja no ise oled pahane, nagu nii oled pahane, ma ei tea, miks ma läksin, valus oli, kõik asjad olid halvasti ja ikka läksid ja ikka kirusid ja lõpuks on number kalf, et nüüd õnneks õlglased mängida, kõik on tore, et on vaja lihtsalt kuidagi nagu jõuda sinna rajale, et ma tavaliselt mingid üritused panen endale paika, eks siis nii-öelda puhkused asjad käivad natuke selle ümber. Karikaid olen üritanud kaasa mängida iga aasta, tegelikult ma olen üritanud ka iga aasta mängida kaasa talviseid ja harrastajaid. Meistrikatele kuidagi ei küündi veel, on vaja juurde panna. Ja need nagu Eesti asjad on, aga mis mulle kõige rohkem vist on meeldinud, on see Air Balticu Riia Open, mis on augustikuus, et see on alati selles mõttes Riia sünnipäeval, linna rahvast täis, siiamaani on ilm ülihea on, väga mõnus siukene keskmise tasemega rada, natuke challenge, aga samas pigem siukene lihtsam, et sa saad nagu miinust ka mängida. Ja seal see õhin, millega nagu nad korraldavad asju, noh, nende jaoks ka siuke uus asi, et nagu Läti discgolf ei ole nagu võib-olla on paar aastat meist maas, võib-olla. Aga neil on seda õhinat nii palju, mis mulle hullult meeldib, nagu nad tulevad, nad hoolitsevad sinu eest, sa oled justkui nagu pro, vaata. Et kas sul on hea täna või mida sa teed, tuled hommikul kohale, nad juba tulevad, räägivad sinuga ja ei ole see, et telk üles ja lähme nüüd, vaata nagu, et kuidagi see vibe on nii hea. Ja see rada seal looma ja kõrval mulle ülimeeldib nagu. Ja me loodame, et kogu lähenev discgolfi hooaeg on samamoodi hea vibe'iga nii Eestis kui välismaal ja eriti kuna meil uued inimesed on hakkamas suuremat USA-tuuri tegema, siis ma kujutan ette, et meil on mida oodata, kellele pöidlad hoida ja siis ilmselt siin Erki soovitusena, kes on USA-sse minemas, siis kui on vaja, siis tasuks vaikselt persoonibrändi peale laiemalt mõelda.
kui on ikkagi eesmärk lähiaastatel veel tõsiselt diski taguda. Aga nüüd tuleb vist Euroopas ka ju mingisugune Europe Tour vist lugesin kuskil, et ma arvan, et sellel on ka seda, et kes nagu USA mastaabis võib-olla rahakoti kokku ei saa, siis sellel Europe Touril kuidagi morimelik nimi ei olnudki nagu ühes keelesse. On ka ju seda telepilti asja on nagu olemas, et võimalik nagu võib-olla Eesti inimestel pildis olla on nagu hea. Ja see... Ja mul on ka üks soovunelm, mis ei pruugi sellel aastal veel realiseeruda, aga üks valimislubadus, kui ma kandideerisin Diskiliidu presidendiks, oli see, et on plaan ikkagi stipendium luua, et vähemalt 10 mängijat saata Euroopasse võistlema, kes ei ole kunagi võistlemas käinud, et praeguste läbirääkimiste tulemusel tundub, et on keeruline natukene seda finantsi kokku ajada, mis on ka siin otsavade, kui meil on mõni raha, kes soovib altruistlikult natukene sellesse panustada, siis võime rääkida, aga järgmine aasta ma arvan, tahaks kindlasti ka sellesse panustada, et kui see aasta saab koolidesse, noortesse panustada ja see stipendium käib ka sellesse kokku, et see sinu sama mainitud Euroopa tuur, et ma arvan, et kui me saame juba sinna rohkem katsetajaid, et siis... Üks ema 40 härrasmeest tahaks ka väga Euroopasse minna, aga nagu need ei tule ühtegi stipis vanadele nagu. See on natuke keerulisem, jah. Kahjuks. Kuule, aga Erki, ma tänan sind tulemast. Jaa, väga tore oli. Ma loodan, et see vestlus oli sulle ka huvitav või iljakas natukene, mina tea, mis kuskil kuklasagaras võis hakata peas liikuma. Ja ma loodan, et ka sina, kes sa meid kas siis Spotify vahendusel kuulasid, vaatasid või YouTube'i vahendusel, pane siia kommentaaridesse alla kirja, keda sa tahaksid näha teinekord siin külalisena ja pane mõned vaaria küsimused, mida järgmise külalise käest küsida, kes iganes see küsimus või see külaline olla võiks, siis ma vaatan need üle ja küsin järgmise inimese käest. Ja mulle võib ka küsimusi panna sinna alla, et kuna ma vaatan oma video kindlasti üle, siis ma loen sealt ka kommentaarid pärast kokku, et aga hea, siis andke tuld Erkile küsimused, vastab kõigele, mis YouTube'is ja Spotify's vist saab ka tänapäeval kommenteerida, nii et pange sinna ka. Mina tänan, see oli teine episood vestlussaatest Miks nii ja järgmisel korral uus külaline näeme siis ja loodetavasti kohtume Eesti talvistel meistrikatel, kui mitte, siis tulge karikasarjale. Tšau! Ja, näeme!